On olemas kõnekäänd, mille kohaselt eksisteerib rahvus, kuid inimeseks tuleb alles saada. Millest see kõnekäänd räägib või keda otsis Diogenes, latern käes rahvarohkes Sinopes, kui kinnitas, et otsib inimest? Erinevatelt teistest bioloogilistest liikidest ei ole inimpsüühika programmeeritud ühetähenduslikult, vaid formeeritakse ümbritseva keskkonna poolt ja isikliku teadvuse toimel. Psüühika määrab inimese käitumise ja koosneb järgnevatest komponentidest. Kaasasündinud instinktid ja tingimusteta refleksid, stereotüübid, harjumused ja kultuuritraditsioonid, isiklik teadvus, mis on piiratud tunnetuspiiride ja mäluga, intuitsioon üldiselt, esiteks teabe alusel, mis tuleb meie alateadvusest, teiseks teabe alusel, mis tuleb kollektiivsest psüühikast ja kolmandaks kaasasündinud arusaamadest ja nende tulemustest. Ning jumalik juhatus, mis teostatakse lähtuvalt kõigest eelnenust, välja arvatud kinnisideed ja meelepetted. Need komponendid juhivad iga indiviidi, kuid lähtuvalt nende domineerivate komponentide korrapärast sünnivad erinevad psüühikatüübid. Seega, aruka inimese esindaja võib omada 4 erinevat psüühikatüüpi. Loomalik psüühikatüüp. Kõik, mida see indiviid teeb, teenib instinktide rahuldamise ja rahulolu saavutamise eesmärki. Seks, söök või mõõdutundetu tarbimine. Enda olemuselt on see agressiivne, parasitaarne ja antisotsiaalne tüüp. Talle on kogu ühiskond midagi võlgu või peab talle selle lihtsalt andma, kuid ta ise ei oma ümbritseva suhtes mitte mingeid kohustusi ega teotahet. Peale teda jäävad järgi vaid varemed. Biorobot ehk zombilik psüühikatüüp. Tema käitumise aluseks on kas iseenesest tekkinud või kultuuri ja ühiskonna poolt peale surutud automatismid ehk harjumused. Selline indiviid suudab vaid mõtelda autoriteetide poolt loodud mõttemallide, pühakirja tekstide, traditsioonide või enamiku arvamuse alusel. Dilemma korral kas instinktid või harjumused võidavad vanad harjumused alati. Zombiliku psüühikatüübiga inimesed loobuvad tahtelistest otsustest vanade harjumuste ja kultuuriliste normide kasuks. Deemonlik psüühikatüüp. Selle psüühikatüübi kandjad suudavad tahtejõu abil ületada instinkte ja harjumusi, luues ise uusi käitumismalje. Omandades ühiskonnas võimu, nõuab demonism möödapääsmatut allumist endale, luues seega ümbritseva suhtes kõige keerukamaid allutamisvorme. Deemonid võivad olla individualistid, kes eelistavad üksi tegutsemist, kui ka koostoimijad, kes eelistavad saavutada eesmärke toimetades mingisuguse organisatsiooni all. Inimlik psüühikatüüp. Seda iseloomustab inimene, kes on teadvustanud oma missiooni, olla Jumala laps ja jätkata ning täiustada Jumala loomingut. See on inimene, kes elab oma südametunnistuse järgi, teab oma jumalikku päritolu ja tegutseb kogukonna huvides. Tema jumaliku suhestumise indikaatoriks on asjaolud, millesse inimene satub vastavalt oma soovide mõttele ja kavatsustele. Teisisõnu, inimene tunnetab Jumalat ja Jumal kõnetab teda eluolukordade keeles. On veel üks psüühikatüüp, kelle inimesed ise loonud on. Allakäinud ja ebaloomuliku psüühikatüübiga inimesed formeeruvad, kui isik tarbib tubakat, alkoholi või teisi meelemürke. Selline käitumine viib tõsiste häireteni, alates siseorganite tööst kuni intellekti ja tahte jõuetuseni. Sealjuures ei oma mingit tähtsust kogus, mida tarbitakse, sest aruka inimese jaoks on oma intellekti ja tahte mahasurumine põhimõtteliselt vastuvõetamatu oma maailmatunnetuse tasandil. Indiviidi psüühikatüüp võib ajas muutuda. Kõik teadmised ja kogemused, mida see indiviid endas kannab, on psüühikatüübi nii-öelda kaasavara, kuid ei pruugi vastata tema tegelikule olemusele. Ta võib olla väljapaistev spetsialist, omada rikkust ja kõrgemat ühiskondlikku positsiooni, kuid samas temas ei pruugi olla inimlikkust. Inimlikule psüühikatüübil on normaalne, kui kaasasündinud refleksid ja instinktid moodustavad vundamendi, millele ehitatakse ülesse arukas käitumine. Samuti on normaalne, kui intuitsioon edastab informatsiooni ja sellest on võimalik aru saada intellektuaalse tegevuse tulemusena. See tähendab, et inimlikule psüühikatüübile on kohane, kui tema tegevushierarhias on intuitsioon kõrgemal tasemel kui teadvus. Teadvus aga on kõrgemal instinktidest ja kõik koos võimaldavad nad inimesel elada koostoimes planeet Maa biosfääri, kosmiliste protsesside ja Jumalaga. Normid ja reeglid ühiskonnas peavad võimaldama inimesel saavutada inimliku psüühikatüübini jõudmist juba nooruki eas,
kuid tavaliselt seda allutamissuhtel baseeruvas kultuuriruumis ja valede perekondlike kasvatusvõtete tõttu ei juhtu. Alles täiskasvanuks saades suudab inimene teadvustada oma kõlbelisi puudujääke, mis võimaldab tal üle minna suvalisest psüühikatüübist inimliku psüühikatüübini. Mitte inimliku psüühikatüübi levik ühiskonnas on peamine ühiskondlike probleemide allikas. Seega, ka nende lahendus on võimalik vaid igaühe isikliku tahte rakendamise läbi teel inimlikkuse poole.